No nii, ega ma ennast nüüd kliimateemadel mingiks eksperdiks ei pea, ma olen sinna pooljuhuslikult selle teema peale sattunud, nii nagu enamus asju tegelikult elus käib juhuslikult või pooljuhuslikult. Ja esimene minu õõnestaja oli Aivar, kes kutsus osalema mõningates analüüsides, mis olid seotud kliimaandmete analüüsimisega ja mõned asjad on meil veel siin pooleli, nii et tasapisi olen ma sinna sisse kukkunud, loodetavasti saan õigel ajal välja. Aga algatuseks paar sõna sellest kliimast ka, sest ja mida me üldse nende kliimamuutuste all tegelikult mõtleme, sest rahval meeldib hästi palju arutleda nendel teemadel, ajakirjades ja ajalehtedes on hästi palju teemasid sellel, et üks päev ilmub teil teema, et kõik Eesti upub ära, kui kõik jää ära sulab ja siis jälle natukese aja pärast on, et kas tulevad kuumalained või mis asjad, et põhiline, mida meeles pidada on see, et kliima on kogu aeg muutunud, selles ei ole midagi uudislikku iseenesest, me lihtsalt tänapäeval räägime nendest asjadest rohkem. Ja kui aus olla, siis ilmselt tänu kliimamuutusele ja kliima soojenemisele üldse elu sai maakeral tekkida, muidu meil oleks siin marsilaadne olukord. Küll on selge see, et need kliimakõikumised on muutunud ajas järjest suuremaks, et kui varematel aegadel 4-5 miljonit aastat tagasi võrrelda kõikumist praegusel või natukese aeg, viimase miljoni aasta kõikumistega, siis need kõikumised on läinud kõvasti suuremaks. Ja teistpidi on tüüpiline ka see, et kliima soojenemine on alati olnud palju kiirem kui kliima jahenemine. Millest tekib sisuline probleem, kui me nüüd unustame ära selle, et me ei püüa võidelda looduslike protsesside vastu, ehk siis me ei taha, et kliima vahepeal soojeneks, et siis akadeemilist huvi pakub pigem see, milline on see inimtekkelise kliimamuutuse mõju, mida arvatakse, et see tuleneb eeskätt mitmesugustest emissioonidest, heitgaasidest, mis alati ei pruugi ka tõde olla, sest arvatavalt kõige olulisem kliimamuutusi mõjutav aine on vesi ehk veeaur ja sugugi mitte CO2, seda kasvõi lihtsalt tema massi poolest. Nii et see erinevus, see, mis on inimtekkeline, on see, mis võiks meid erutada. Muudel juhtudel me piirdume akadeemilise kirjeldamisega, mis toimub. Ja see, mis toimub, on täiesti normaalne nähtus. Nüüd iseenesest on huvitav see, et milliseid prognoose on Eesti kohta tehtud, alles hiljuti ilmus üks selline tore aruanne ja siit tulevad välja need põhilised asjad, mille poolest ei maksa kõike ajakirjanduses ilmuvat tõsiselt võtta, selles, et meil praegult on väljas võib-olla ka kliima soojenemise tingimustes, kui me seda aktsepteerime, paks lumi, see on täiesti normaalne nähtus. Tähendab, seda me eeldamegi kliimamuutuste tingimustes juhtuma. Meil hakkavad ilmastik vaheldub kiiremini, sademeid on rohkem, eriti talvisel perioodil, põuaperioodid on pikemad. Mida tuuakse välja on, et suureneb talviste üleujutuste tõenäosus, see on just sellepärast, et maa on pehme, kui lumi, selline suur järsku tulnud lumi või tugevad vihmasajud jõuavad jõgedesse, siis tekivad olulised üleujutused. Ja loomulikult, kui on soojem, siis on talve kasvuperiood suurem, pikem, ja kindlasti tuleb rääkida merepinna tõusust, millel lisaks muule on ka siis selline erosiivne mõju, ehk siis kaldalasid võidakse rohkem ära uhtuda. Aga muidugi selliseid prognoose lugedes on kohe alati tekib küsimus, et miks ühte või teist asja on välja toodud ja huvitav on see, et see talviste üleujutuste teema on kohe seotud selles samas raportis siis tõdemusega, et järelikult tuleb drenaažisüsteemid üle vaadata ja neid juurde teha, sest muidu läheb meil marumärjaks.
ja see on näide sellest raportist, kes ei ole seda vaadanud. Ta oli huvitav nagu selles mõttes, et need, mis puudutasid otseselt inimest või suremust või selliseid asju, seal olid toodud välja lausa numbrilised väärtused. Näiteks puukborrelioosi kohta on seal samuti oma rida, ma ei tea küll, kuidas nad suutsid kokkuleppele jõuda puukidega, sest puugid ise käituvad ilmselt ka kuidagi teistmoodi sõltumata inimese arvamusest, et neid haigusjuhte kas suuremaks või vähemaks saab ja sellest ma lõpuni nagu aru ei saanudki, et kas aastal 2020 me siis tohime suveajal või suveperioodil ära surra või ei tohi. Ma siit saan aru, et ei tohi, nii et võtke see arvesse, see on riigi dokument. Aga järgmine asi, mis on huvitav selle asja juures on see, et kui me läheme siis, seal vahepeal ma ütlen, et on igasugused puugiteemad ja asjad ja siis on looduskeskkond, siis kogu selle dokumendi kohta, looduskeskkonna kohta on 2 rida. Ja kui te vaatate esimest tulpa ja teist tulpa, siis ma saan aru, et riigi tasandil kuni aastani 2020 ega midagi ei plaanita küll, sest seis nii nagu ta on esimene kord, hetkeseis, nii on ta ka aastal 2020 mõlema rea puhul ja siis võib-olla, et aastaks 2030 hakkab midagi muutuma. No nii, aga nagu kliimatemaatika üldse on selline suhteliselt vastuoluline, et me võime eeldada, et osadel läheb hästi, osadel läheb halvasti, mis on ju ka iseenesest loodusest täiesti tavaline nähtus, siis see merevee tõus on selline asi, mille ma paari sõnaga peatuksin. No, ma ei hakka pikalt rääkima sellele, et kas üldse on võimalik, et kõik jää ära sulab ja kas merevesi selle võrra tõuseb või mitte. Need on natuke keerukamad protsessid, aga selge on see, et maakirge, mis leiab aset praegusel ajal lood Eestis umbes 3 millimeetrit aastas, kuskil siin Haapsalu kandis ja siin Matsalu kandis 2 millimeetrit aastas, et see ilmselt ikka natukese seda vee tõusu puhverdab. Aga teil on võimalik sellisel huvitaval aadressil proovida erinevaid mudeleid, mis siis juhtub, kui see vesi tõuseb, ükskõik kas siis jää sulamise või mida klimatoloogid küll rohkem usutavaks peavad vee paisumise tulemusena, sest veemassid on väga suured. Ja 7 meetrit on seal selline keskmine number, mida on näidatud, nii et sealt saab mängida nende asjadega. Mis selle asja sisu on selles, et praegune Matsalu laht on umbes selline ja kui see 7 meetrit vee tõusu peaks olema, siis ta oleks selline. Ja loomulikult inimestele tekitab see probleeme nendele, kellel on seal kinnisvara, aga kui ma teistpidi vaatan, et üks märgala suureneb praktiliselt 2 korda, minu arust on see suurepärane. Et las ka kliima soojeneb. Teine asi, mida võiks vaadata on siis, kuna vee tõus on sisuliselt nagu maakerke vastand mõnes mõttes, vaadake, mis on selle mudeli järgi, mis juhtub Kübassaare poolsaarega, minu arust hästi suurepärane tulemus. Ilus arhipelaag, saarestik, tohutu hulga veelindude jaoks ja ma ei näe mitte mingisugust probleemi selles, nii et las tõuseb ja mida rohkem tõuseb, seda parem. Et selge on see, et kui me võtame sama kõrguse või sama veetõusu nii-öelda, siis ilmselt enamusele liikidele on meeldivam see olukord, kus meil on tegemist laugete kallastega, sellepärast et sinna lihtsalt tekib juurde elupaika. Probleemsemad on need kohad, kus on meil siis kas mingid pangad või sellised tugevad astangud. Mida üldiselt arvatakse, et mida kliima soojenemine peaks põhiliselt kaasa tooma on fenoloogiliste protsesside nihked, ehk siis, et kui praegu linnud on õppinud mingil optimaalsel ajal oma poegi toitma, seavad oma poegade koormuse sellisel ajal, kui on toidu maksimum, siis kui need fenoloogilised nihked on erinevatel liikidel erinevad, juhtub see, et ühel hetkel toitu enam sellel ajal ei ole piisavalt. Ja mis tuleb erinevatest kirjandusallikatest välja, et üldiselt arvatakse, et
paigalinnud on vähem kahjustatud, vähem ohustatud sellistest protsessidest ja kõige rohkem võiks see mõjutada kaugrändureid. Ja selge see, et kui kliima muutub, siis peaksid muutuma ka liikide levik. Nad peaksid järgima sobilike kliimatingimuste levikut. Üldjuhul arvatakse, et see liikumine võiks toimuda põhja suunas või siis mäestikualadel kõrgusse, kus on jahedam. Ja kui ei õnnestu ka uute oludega kohaneda, mis siis ikka nagu looduses tuleb välja surra. Aga liigid on erinevad, reageerivad nendele keskkonnamuutustele erinevalt. Levimisvõime on üks see, mis saab olema probleemiks. Ja loomulikult ka siis selline eraldatus, et tasandikel on efekt ilmselt väiksem ja kuskil mägedes oluliselt suurem. On tehtud mitmesuguseid prognoose selle kohta, et mis võiks Euroopas juhtuma hakata. Omal ajal ilmus kliimaatlas selle kohta, siin näide võsaritsiklinnu kohta näiteks, mis võiks toimuda, et ta peaks Lääne-Euroopast peaaegu ära kaduma ja liikuma järjest põhjasuunda kuni Skandinaaviani välja või siis Skandinaavia põhjaalale. Ja üldiselt siis selline keskmine muutus võiks olla, et nihkumine kuskil 250 kuni 880 kilomeetrit põhja poole. Ja mis meil siin veel, et oluline, mida mõõdetakse, on see, et kui palju on kattuvus, ehk siis, et kas see uus levikuala kattub praegusega või see on täiesti ümberpaikne, mille keskmine arvatakse olema kuskil 30 kuni 50%. Ja põhimõte, mida siis selliste asjade juures vaadatakse, tavaliselt koostatakse mingid tohutud mudelid, mis on lihtsalt üks näide, kus kasutatakse erinevaid stsenaariumeid, sest ega me tegelikult ju ei tea, milline saab olema mingisuguse aja pärast heitmete hulk. Ja koostatakse erinevate tingimuste jaoks, erinevate mudelite järgi, aga siin on lihtsalt mõned näited prognooside kohta, mis võiks Eestis, või mitte Eestis, vaid Euroopas siis toimuda saama. Ja me näeme, et siin on täiesti selge vastuolu selles mõttes, et on mõned liigid, kelle puhul levik peaks olema praktiliselt sama suur, samal suurel alal nagu praegult, kattuma vähemalt pooles ulatuses praegusega. Aga samal ajal me teame, et roherähk Eestis praktiliselt kaob. Väike Huiga puhul torkab silma, et see levik peaks olema siis täiesti selline lahknemine, kus algsest alast praktiliselt midagi alles ei jää, nad liiguvad väga tugevalt põhjasuunas edasi. Liikumine tegelikkuses ei pea muidugi olema põhjasuunas ja minu arust see on nende mudelite üks tõsiseid probleeme. Nimelt, kui te mõtlete lauluruigele, kes on põhjapoolse levikuga, siis tema vastupidi nende mudelite loogikale laiendab oma levikut hoopis lõuna suunas. Ja minu arust sellistel juhtudel mudelid kirjeldavad muutusi päris kehvasti. Ja nüüd me jõuame siis selleni, millega asja sisse juhatati artiklini ajakirjas Science, mis sellisel napakal kuupäeval nagu 1. aprillil ilmus. Aga mis selle puhul tasub meeles pidada, on siis see, et linnuandmed, mida seal on kasutatud Eesti puhul, pärinevad nimetatud tavalinnu seirest, mis on riikliku seireprojekt. See on näide tõelisest sellisest rahvateaduse projektist, sest ma näitan, milliseid erinevaid andmestikke tuleb sellistes analüüsides kasutada. Oluline on andmerea pikkus, sellepärast et see, kui meil on 10 aastat mingeid vaatlusi tehtud, ei näita veel suurt midagi, eriti kliima kontekstis ja rahvusvaheline koostöö, kus erinevate inimeste erinevad oskused ja teadmised pannakse kokku selleks, et midagi suurt lõpuks välja tuleks. Aga üks põhiline infoallikas, mis sellistesse analüüsidesse peab sisse tulema, on siis liikide trendid. Ma tegin siia küll ühe näite hoopis tallilinnu loenduste kohta, et kui teil on
te tahate teada, et kuidas meie vareslastel läheb talvel, siis te saate selle kõik panna ühe sellise joonise peale, mida on kangesti kehva lugeda. Siit saab üht-teist välja lugeda, saab näha, et hallvarese ja haraka arvukuse muutused on sarnased ja rongal nagu peaks suhteliselt hästi minema. Aga seda kõike on võimalik kokku panna siis üheks koondindeksiks ja neid koondindeksid kasutatakse tänapäeval hästi palju. Algselt mõneti niimoodi anekdootlikult või naljatledes öeldi, et koodindeksid on selle jaoks vaja, et kui sa lähed ametnikule näitama sellist joonist, siis ta ei saa mitte midagi aru, aga kui sa näitad talle ühte joont, siis ta saab aru. No sellel on tegelikult ka oma sisuline loogika, sest tõepoolest ühte sellist kõverat jälgida on palju lihtsam. Mis on aga selliste koondindeksite puhul probleem on see, et kui teil on selline olukord, kus ühel linnul läheb maru hästi ja teisel läheb maru halvasti ja need on enam-vähem samasugused tõusunurgad, siis te justkui väidate, et kõik on nullis, mingit muutust ei ole. See on asi, mida koondindeksite puhul peab meeles pidama. Siin on küll omad trikid, mida me ka analüüsis kasutasime, et te saate kaaluda erinevaid liike, näiteks nende arvukuse järgi, et arvukamad liigid loete olulisemaks ja korrutate selle indeksi mingi numbriga läbi, et see natukese aitab vältida neid olukordi, kus te väidate midagi, mida reaalselt ei eksisteeri, selle kahe liigi näitel. Ja teine informatsioon, mida teil on vaja, kui iganes te räägite levikust, on loomulikult siis levikukaardid ehk sellised atlase kaardid. Ja meie kasutasime siis eelmisel Euroopa linnuatlase andmeid, mis on sisuliselt ainukene selline suurem koondülevaade nende liikide leviku kohta ja mida on olemas siis nii Euroopas kui Ameerikas. Nende liikide leviku prognoosimisel üks oluline komponent on siis see müstiline STI ehk liigi temperatuuriindeks. Prantslased hakkasid seda kasutama aastal 2008, kui nad avaldasid selle esimest korda sellise artikli ja ma kohe seletan, kuidas neid arvutatakse. Ma kõigepealt toon mõned näited selle kohta, millised need väärtused võivad olla Euroopa kohta, need on Euroopa lindude kohta, et vandelkajakas näiteks on siis -9, ehk siis ta elab või pesitseb väga külmal alal ja teine vastand Euroopa kohta on siis võttledik, kelle see STI on kogunisti 20,7. Esimesed Eestisse puutuvad liigid, kes meil pesitsevad, on näiteks väike koovitaja ja teiselt poolt siis selline kõige soojalem, kõige kõrgema temperatuuriindeksiga on siniraaga. Ja enamus liike jääb meil kuskil siia 11-12 paiku. Aga kuidas neid selliseid indekseid arvutatakse, sest see on üks sisemudelisse, võetakse selle liigi leviku kaart, mis on 50 × 50 kilomeetrit. Iga selle ruudu kohta leitakse ilmastiku andmed, ilmajaamade andmed, teid huvitava perioodi kohta. Ehk siis, kuna me uurisime pesitsusaegset perioodi, siis temperatuur pesitsusajal ja arvutatakse kõigi nende ruutude kohta keskmine. Ehk siis see ei ole mitte temperatuur leviku keskmes, vaid see on leviku ruutude keskmine temperatuur. Ja kui ikkagi kuskil ei ole leviku andmeid, mida eriti eelmise atlase puhul tuli ette siin mõnede Ukraina ja Rumeenia puhul ja kehvi andmeid oli ka Türgi kohta, siis alati on võimalik kasutada seda elupaiga mudeli süsteemi. Ja elupaiga mudelit on teil vaja ka selle jaoks, et prognoosida, milline võiks see muutus olla tulevikus. Ja milleni me siis jõudsime? Ja vasakpoolses tulbas on tulemused Euroopa kohta, paremas tulbas on tulemused USA kohta, sest Ameerika kontinent oli esindatud ainult ühe riigiga, kus selline pikaajaline tavalinnustiku seire eksisteerib. Ja need liigid siis tehti koondindeksid nende liikide jaoks, kelle puhul me eeldasime, et kliimamuutused mõjuvad neile positiivselt.
ja need, kelle puhul kliimamõjud võiksid olla negatiivsed. Ja kui selline ideaalne pilt võiks olla nii, et kliima soojenemisel kliima selle positiivse väärtusega indeksiga liikidel läheb see joon ülesse ja teistel siis vastavalt alla, siis tegelikult midagi sellist päris nii ideaalselt me ei näe, eriti Euroopa puhul torkab silma, et need, kellel peaks puhtalt kliima aspektist hästi minema, tegelikult ei lähe midagi hästi, nad on lihtsalt enam-vähem püsiva arvukusega. Ja need, kellel kliima tõttu peaks halvasti minema, neil läheb ikka maru halvasti. USA's on pilt natukese teine, seal need kliimas soositud liikide arvukustrendid on tõepoolest üles poole. Ja kliima halb mõju seal justkui nii oluliselt välja ei tule. Üheks põhjuseks või tegelikult ka peamiseks põhjuseks tuuakse on tegelikult elupaikade seisundit. Ehk siis Euroopas on meil väga palju inimesi, kõik kohad on üles haritud, inimmõju on igal pool. Isegi kui liigid tahaksid kuskile liikuda, siis neil ei ole tegelikult kuhugi liikuda ja nende arvukus pigem langeb, kui et nad oma levikud saavad ümber paigutada maastikus. USA's on olukord natukese teine, seal on võimalik neid liike, kes on kliimamuutustest negatiivselt mõjutatud, kaitsta ja need, kellel niigi hästi läheb, need lihtsalt levivad mujale, kui ilmastikutingimused muutuvad. Ja paar sõnaga siis selle kohta, kui need mudelid töötavad, juhul kui need protsessid käivad nii, nagu nad on arvatud käima, mis siis võiks juhtuda. No üks põhilisi probleeme saab see, et kui liigid tõepoolest maastikus näiteks ümber paiknevad, siis tingimusel, et Euroopa Liit ka tol ajal eksisteerib, ehk siis sajandi lõpuni vastu peab, siis näiteks võib olla meie jaoks probleem see, et meil tekib juurde uusi vastutusliike, kuna see põhiline levikuala tegelikult nihkub meie alale. Teine probleem nende nihkumistega on siis see, et nii-öelda kaitsealad, juhul kui nad on staatilised kuhugi maastiku paika pandud, ei pruugi enam pakkuda kaitset liikidele, kuna nad on lihtsalt maastikus ära liikunud. Ja loomulikult poliitiline küsimus looduskaitse korraldajatele jääb alati see, et kas me peame pigem vaevama ennast sellega, et me püüame neid, kellel puht selle kliimamuutuste tõttu peakski halvasti minema, kas me putitame neid või me pigem putitame neid liike, kellel kliimamuutuste aspektist tegelikult peaks hästi minema, aga ei lähe. Ja süües kasvab isu, lihtsalt kaks näidet veel asjade kohta, mis võib-olla paari aasta jooksul saavad ilmuma, on tallilinnukoosluste soojenemine. Esimesed analüüsid näitavad, et kui me võrdleme Skandinaavia maade ja Eesti tallilinnu loenduse andmeid, siis need kooslused on muutunud soojemaks, ehk siis nende liikide hulk ja arvukus on suurenenud, kes eelistavad soojemat kliimat. Ja teine, mis on pesakaardi andmete puhul on natukese sarnane ideoloogia sellele, millest ma praegult rääkisin kahe kontinendi võrdlemisel, aga nagu ma ütlesin, süües kasvab isu, et nüüd me tahame ka kolmanda kontinendi seal juurde saada ja Austraalia on andnud nõusoleku selles asjas osalemiseks. Ja kuna aeg lõpeb, siis lihtsalt paar sellist meeldetuletust, mis ei pruugi üldse enamusel inimestest meeldida, väidetakse, et kliimamuutustega kohanemine nõuab meilt mitte vähem raha, nagu meil kogu aeg räägitakse, et riigil on raha vähem ja nii edasi, vaid hoopis rohkem raha ja ka muid ressursse. Ja on toodud välja, et kui ikka vaja, siis tuleks mõelda ka sellele, et lausa kedagi kunstlikult paljundada või ümber istutada või ümber asustada sinna, kuhu vaja, lootuses, et kui kunagi uuesti kliimatingimused muutuvad nendele liikidele paremaks, siis nad saavad ka ise hakkama. Tänan.
kliima soojenemise teema on kindlasti väga kuum teema, aga enne kui ma annan sõna teile, siis ma ei saa jätta küsimata mõnda küsimust, mis mul on meelel, et sa näitasid väga kenasti siin lõpus, et plaan on ka sinna Austraalia kanti minna, et minul seda uuringut sirvides tekkiski kohe selline mõte, et on olemas Euroopa andmed ja Ameerika andmed, aga mis võiks olla, kas Aasias võiks need asjad kuidagi teistmoodi olla, et ma mõtlesin, et kui võrrada näiteks rahvaarvu maakeral, siis on selge, et see on Aasias ikka määratult suurem kui Euroopas ja Ameerikas kokku lausa, et kas siin võib mingisugune erinevus olla nendel lindudel seoses nende kliimamuutustega? Ja ikka võib ja kindlasti on, sellepärast, et ma mitmesugustel põhjustel olen viimastel aastatel väga palju ringi sõitnud, umbes niimoodi nädala olen Eestis ja nädala mujal maailmas. Ja vahest mul teeb nagu selles mõttes nukraks, et me ühelt poolt me ei saa aru, millised on meie need loodusrikkused siin, mida mujal ei ole, mis on juba ammu ära hävitatud. Ja teiselt poolt me vahest muidugi nikerdame asjade kallal, mis nagu skaala mõttes tegelikult ei oma mingisugust tähtsust, sest mujal kui midagi maha võetakse seda 100 000 hektaril, aga mitte 10 hektaril, eks ole, et selles mõttes loomulikult Aasia on üks must auk, aga ta on must auk ka selles mõttes, et seal ei ole korralikke seireandmeid. Ja selliste analüüside jaoks on vaja ühelt poolt arvukuse muutuse mingit informatsiooni ja teiselt poolt siis leviku muutuse andmeid ja neid paraku ei ole igalt poolt võtta, et selles mõttes Euroopa on ikkagi selline eelistatud ala, et midagi sellist teha. Nii, ma ei näe käsi. On. Tere, Kaja Lutman Keskkonnaametist. Et tore, et sa seda Matsalut näitasid, et nii kenasti vee all kõik. Et just Matsalus käis hiljuti Berni konventsiooni raames omistatud kaitsalade diplomiga seoses üks ekspert, kes meile andis siis hinnangu, kuidas me oleme loodust kaitsnud ja esitas mitmeid ettepanekuid, mida me veel peaksime tegema. Üks nendest oli, et meil peaks olema aastaks 2020 plaan, kuidas siis seda bioloogilist mitmekesisust kaitsta kliimamuutuste eest. Kas sul oleks kohe tuua äkki mõni näide, mida me võiks kasutada? No tead, ma tasuta konsultatsiooni ei anna. Aga kui tõsisemalt rääkida, siis loomulikult ei ole need ettepanekute tegemine sugugi mitte nii lihtne, eks ole, et see nõuab nagu ikkagi reaalsete tingimuste vaatamist, et üks asi loomulikult on see, et nendele asjadele tuleks vaadata mingi perspektiiviga. Ehk siis, et kui me usume neid kliimamuutusi, arvame, et sellised nii maastikus muutused toimuvad, liikide ümberasustamine toimub, mingisugune need veetõusud tõepoolest saavad olema sellised nagu on, et ideaalis peaks siis olema, et on tõepoolest koostatud mingi plaan puhveralade kohta, ehk siis, et milliseid alasid igaks juhuks hoida, kõlab napakalt inimvabalt või vähemalt minimaalse inimmõjuga, eks ole, ja loomulikult siis ka, et mingid planeeringud võiksid hoida ära selle, et sinna näiteks elamuid ehitatakse või midagi sellist, et see peaks olema natukese suurem plaan, et see ei saa olla mingisugune konkreetne asi, tehke seda või tehke teist, sest lõpuks me ei tea, võib-olla see kõik tõuseb seal 20 meetrit mingil põhjusel. Nii, Aivar, sul oli veel küsimus? Küsimust ei ole, üks väikene mõte, et ma ei tea, kui palju ja kuidas on nendes modelleerimistes kliimas arvestatud ka inimmigratsiooni faktori, see sama Aasia Hiina ja praegust me oleme ju, mis meil on migratsiooni probleem, on inimmigratsiooni probleem ja see tagamaa just nimelt tuleb ja toimub tohutu ümberpaiknemine, inimeste ümberpaiknemine, mis on juba alanud massiivselt, eks ole, Aafrikast praegust põhja poole ja muidugi on juba Hiinast aeg-ajalt toimunud ka migratsioon, et ma arvan, et tegelikult ma ei tea, kas seda on uuritud ja kuivõrd uuritud on üks väga oluline faktor ja kuivõrd on limiteeritud inimpopulatsiooni kasv ja millega see veel omaette küsimus?
jah, see on selline eksidentsiaalne küsimus, mille sa esitasid, põhimõtteliselt ja kommentaarina, et ma ütleks selle kohta niimoodi, et inimmõju või neid inimeste ümberpaiknemisest tingituid muutusi sellistes mudelites ei ole arvesse võetud. Mingi nädal aega tagasi või mille ma samal teemal ettekande pidasin, seal ma näitasin ühte mudelit ka selle kohta, kuidas võiks põllumajandus muutuda kliimamuutuste tingimustes. Ja ühelt poolt öeldakse, et kui kliima on soojem, siis on ka põllumajandusel lihtsam hakkama saada, sest me võime kasvatada uusi põllukultuure, tõenäoliselt levib siia sorgo, Jõgeval juba aretatakse seda sojauba, mais praegult on siloks, aga siis ilmselt hakatakse kasvatama ka teramaisi, et sellised muutused, eks ole, ja need mudelid näitavad, et Aafrika mandril kuskil järgmise sajandi lõpuks põllumajandus on peaaegu et võimatu. Üldises plaanis ilmselt mingites kasvuhoonetes ja teatud tingimustes seda on võimalik ja see kõik nihkub põhja poole ja põhiliseks Euroopa põllumajandusalaks saab hoopis Skandinaavia, kus me praegult pigem suusatamas käime. Et see on ilmselt väga tõsine teema, mis võib kogu selle asja pea peale pöörata ja minu arust, ilus on nendest kliimaasjadest rääkida, aga minu enda jaoks üks põhisõnum on see, et elupaiku tuksi keerata on palju lihtsam ja palju kiirem, kui seda kliima soojenemist ära oodata. Et me suudame hävitada palju kiiremini, kui loodus seda teeks. Nii, ja nüüd viimane kiire küsimus Matilt. Tahtsin seda korra uurida ja täpsustada, et mitmed uurijad vist ka selles samas töögrupis olnud inimesed on leidnud et ka trendide suunas ja ütleme ka allakäigu kiiruses on päris suur vahe sõltuvalt sellest, kas on tegemist lühiränduriga või paikselinnaga või kaugränduriga, et kas te neid erinevaid komponente seal püüdsite kuidagi oma analüüsides ka arvesse võtta? Seda rändestrateegiat iseenesest ei ole, aga põhimõtteliselt seda saab alati arvesse võtta. Tänapäeval on kõik võimalikult suured andmebaasid erinevate omadustega, et ma ise olen mänginud selle liikide elupaiga indeksiga, mis näitab seda, et mitmes elupaigast ta on suuteline elama, eks ole, et konkreetselt sellist asja me ei arvesta. Sest ilmselt lisaks nagu aafriklastele, kes kõik peab miljard inimest peavad uue elupaiga endale tõenäoliselt leidma kuskil põhja pool ilmselt, küsimus on ka selles, et mis meie rahvuslinnust ja vapilinnust saab näiteks, et kui Sahara on juba terve mandri suurune, aga muidugi selle kõigel on ka üks selline tore päästik, et kui läheb nii soojaks, et näiteks golfhoovus lakkab, et siis saab jälle rahumajja. Ma olen vahel tudengitele öelnud, et samal põhjalaiuskraadil Ameerikas on need vähesed linnad, mis seal on, et seal on kõigil on jääkaru patrullid on peal, nii et see on normaalne. See, et me siin maisi kasvatame, vist ei ole normaalne, kui ei ole seda eripära golfhoovuse eripära.